Tere! Ma tean, et täna on väga dramaatiline pealkiri, aga siin on üks asi, mida paljud meist ei taha kuulata. Ignoreerivad seda, võitlevad vastu ja vassivad mingist muust asjast, ignoreerides seda kõige olulisemat, seda olennaista, meie tuuma. On üks šamaan, keda ma kasutan praegu autoriteedina siin videos, Errol Vares. Ja ta võib rääkida sulle väga kaua ja pikalt inimese dünaamikast, meie olemusest ja kui lihtne on olla ühenduses. Ja ma mäletan, kui me istusime seal, kas oli, ei olnud Marja, vaid see oli mingi teine Mustamäe keskus, kus on Rimi pood, kohvikus igatahes, 5 tundi. Errol seletab meile looduse funktsioone kohvikus. Ja lõpuks läksime sinna kõrvale parki, kus ma olen 10 aastate jooksul näinud igasuguseid jotasid ja vahest ka narkareid oma nii-öelda tegevusi tegemas. Ja Errol ütleb, et nüüd me kõnnime rütmis, grupis rütmis ja lähme nii-öelda kehavälisesse ilma. Ja lähme kõnnime pum, 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 kas 6-7 niimoodi rütmis. Ja järsku ma tunnen, et ma olengi nagu kehast väljas ja näen seda kogu sündmust nagu teisest dimensioonist. Lihtsalt mingis pargis, kus on palju jotasid ja muud kraami, eks ju. Et kõik on võimalik. Ja mis see Errol siis väidab, et me kõik olemegi loodus, et kõik on loodu. Et ka kõiksugused suurehitised, kortermajad, nii edasi, kõik on loodu, kõik on loodus, kõik on loodu osa. Ja kui me seda mõistame, siis pole enam nii-öelda piiranguid, limitatsioone ja asju, mis meid suudaksid purustada, eks ju. Aga enamus eestlasi, kahjuks või õnneks, vahet pole, keskendub 2 asjale, 2 illusioonile. Esimene illusioon on ellujäämine, et kui ma ise seda ei tee, kui ma ise seda ei saavuta, kui ma ise seda ei saa, siis keegi teine tuleb ja teeb seda minu asemel. Ma toon sulle näite. Sõidad autoga liikluses ja järsku mingi jors keerab sulle ette. Sa oled nagu mingi, mis asja? Või oled viisakas liikleja, hoiad mingi 2 meetrist, 4 meetrist piki vahet. Sõidad niimoodi ja järsku tuleb keegi jälle ette. Siis tuleb järgmine, hakkab sinna vahele trügima ja siis sul nagu aju plahvatab, et mis mõttes, eks ju. See on täpselt seesama, et seal on mingi auk, see on tühimik, ma pean selle endale rebima, muidu ma jään sellest ilma. Muidu ma pean selle endale saama. Et see on üks põhi selliseid nii-öelda vajadusi, mis eestlastel on ja on välja tulnud. Nii. Ja teine illusioon. Et me oleme metsarahvas. Yeah! Me oleme ka laulurahvas. Come on. Ma olin 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ma teadsin, ma ei oska laulda. Okei. No ma pole ainus. See on see probleem. Oleks ma nagu ainus, kes oleks sellist asja teadnud enda sees. Nõbu näiteks. Nõbu kasvas üles niimoodi, et laulis. Ta oli veel 12, kui ta laulis nii ilusasti. Kaugel külas. Laulis nüüd igasuguseid laule. Laulis ka rahvalaule ja nii järsku tuli puberteet ja ta sai aru, et ma küll ei oska laulu, ma ei ole mingi laulumees. Ja seda on palju. Ja samas on ka palju lauljad, mis on hea. Aga teatud illusioonidest on vaja aru saada, et see nii-öelda ühiskonnakorraldus, koolisüsteem ja kõik muu tambib meile muid asju sisse. Nad dekodeerivad meid lahti meie algsest või meie nii-öelda kas ka rahvuslikust väljendusest. Ehk siis ma võin kohe otse öelda, et selline rahvuslik haridussüsteem on täiesti
ta ei ole metsa kukkunud, sest ta ühendab mind metsast lahti, vaid rahvuslik haridussüsteem on lihtsalt ebaõnnestunud sõna otseses mõttes. Ma ei ütle, et õpetajad või nemad teeksid halba tööd, nad teevad südamega oma asja, aga see, mis neile ette dikteeritakse, vot see on see probleem, kui juhtuvad sellised asjad. Ja see kõige suurem illusioon selle kõige juures on see, et me oleme metsarahvas. Nagu mingid uuringud ja asjad on näidanud, et me oleme tegelikult päris suure jalajäljega juba nii-öelda kohalike inimestele. Ja see ei ole põlevkivi kaevandamise tõttu, et põlevkivi ei ole selle suure jalajälje süü, et need süsinikvoodid on ka suur valetamine, vassimine, et Hiina toodab nagu terve Euroopa selle jalajälje, ma ei tea, proportsionaalselt palju lühema ajaga täis, eks ju. Aga asi on hoopis selles nii-öelda tajumises. Metsarahvas tajub loodust, tajub ökosüsteeme, aga kui meil on Riigimetsa Halduskeskus RMK, mis tahtlikult teostab suuri lageraieid ja hävitustöid, looduse genotsiidi, nüüd näiteks mingi ebaõigustatult riigiga koostöös tahetakse teha neid tuulikuid. Nagu, come on, see ei ole metsarahvas, kui metsarahvas on valinud ennast valitsema või kahtlustatakse ka nii-öelda valimispettust, aga vahet pole. Aga et siis nagu nii-öelda metsarahvast valitsevad nii-öelda jõhkardid, mõrvarid, nagu mis metsarahvas siin saab siis olla? See on minu küsimus ja mul on ka lahendused. et see on nagu see kõige tähtsam asi. Et kui ma väljendan sulle neid, siis tundub küll, et ma olen nagu väga tugevate seisukohtadega, väga emotsionaalse sellel teemal. Aga tegelikult mind väga ei huvita, ma ei pööra sellele tähelepanu, ma tegelen enda asjadega, et siin taga vaata. Mul on seal aiamaa. Et Anastasia sõnul 90ndate alguses päästsid aednikud ja eriti Venemaa aednikud maailma globaalsest tuumasõjast. Ja kevad on aeg, mil iga inimene, iga korteri inimene, iga telliskivimaja inimene peaks sebima endale maatüki. Meil on siin palju maad, tulge meie juurde põldu tegema. Tule siia, me elame Paldiski lähedal, tule siia, tee endale mingi väike lapikene, tee omale aia maa, hakka siin käima, tule suhtle meiega, tule ühendu loodusega. Ja asi pole selles, et osad inimesed teevad köögiviljade kasvatamise ja aia pidamise väga seksikaks. Et seda tehakse, mingid popid, restoranid, hipsterid, eks ju. Kui ma lähen sinna Telliskivis kalamajja, siis ma kategoriseerun ka sinna hipsteri alla, et ma olen nagu nii-öelda väga anonüümne. Kui ma lähen Ida-Berliini, siis ma olen täiesti anonüümne tüüp, sest seal on nagu nii sulelised ja karvalised koos, et mul tekkis seal isegi selline väärtusetuse tunne, et ma ei olegi enam eriline, eks ju. Aga see on ka kõik selline nii-öelda välja näitamine. Aga tegelikult asi pole aia pidamises, asi on selles ühenduses maaga. Aga ma käin ju korra nädalas metsas ja sul on vaja pühamut, sul on vaja kohta, kuhu sa enda nii-öelda armastust, enda hinge välja valad, kohta, mille eest sa hoolitsed. Nagu, mis tema nimi nüüd oli? Koršets. Ladislav Koršets, kes ei läbinud eesti keele eksamit, eks ju. Lõpuks läbis vist. Ise on eesti keeles luulet kirjutanud ja kõnelenud ja saateid teinud. Tema näitab, mis on olla metsarahvas, loodusrahvas. Tal on oma pühamud, tal on palju neid. Ja tema luuletus, aed, et naine, las ma teen oma aia enne korda, kui sa saad sisse astuda. Aga iga inimene peaks oma aia korda tegema. Meil oli reedel Eesti Ökokogukondade ühenduse aastakogu, üldkogu. Mõte oli, et saadame organisatsiooni laiali, sest ei kõneta enam inimesi. Vot see ongi see loodusrahva, metsarahva probleem nagu, et asjad, et nagu
kaugenetakse sellest tuumast, sellest olemisest ja luuakse neid vale ja võlts väärtuseid. Kahjuks oleme sinna jõudnud. Ja asi ei ole selles, et mingid ökoentusiastid peaksid nüüd maailma päästma, vaid iga inimene võiks luua sidema oma selle püha kohaga. Permakultuuri selles kursusel õpetati, et vali omale istumiskoht. Igal aasta ajal tuled sinna iga päev 10 minutiks ja jälgid lihtsalt, jälgid loodust. Ilma midagi analüüsimata, midagi hindamata, vaid jälgid. See on kõige võimsam looduse praktika üldse, mis aitab meid ka kõiges muus. Et kui ma ütlen sulle, et ühendume loodusega, see aitab meid ka äriliselt, loovalt, suhteliselt, kõiki asju, kõiki aspekte aitab meis. Nii ta on. Ta lihtsalt on niimoodi. Aga inimesed ikkagi tahavad ennast nagu üle koormata infovooga, kõige muuga, suhete teemadega, mida iganes. Aga loodus ravib meid ja meie ravime loodust. Kui me tuleme teda hoidma, valime oma püha paiga, teeme oma puudutuse maale. Ja me ei pea teda omama, me võime teda omada, aga me ei pea. Saame alustada sellest, et meil on see oma koht, kus me käime iga päev ma mõtlen, mitte korra nädalas. Ja siis see tugev ühendus, ta hakkab edasi kanduma teistele ja me teeme nii-öelda varisõda. Sellepärast ma mõtlengi, et mind ei huvita tegelikult need teemad, et ma siin läheksin kaasa mingite metsasõdade või asjadega. Et ma väga hoolin, jah, hoolimine on teine asi kui huvitumine. Aga minu hoolimine väljendub minu sõnumitega, minu hoolimine väljendub sellega, kuidas ma suhtlen inimestega ja kuidas ootamatutes olukordades ma võin küll lugeda moraali. Mäletan, sõitsime isaga laevaga Soome, siis tulevad talle 12 vana ärikas sõpra sinna, hakkavad mingit juttu rääkima ja siis ma lihtsalt vaatan neile otsa, et siis hakkan ütlema, et jah, nagu oma lastest nagu tavalised inimesed ei hooli, et palju ma jaksan rüüstada, nii palju ma rüüstan ja mis neist saab, mind ei koti, et rääkisin neile nagu nende nii-öelda seda, mida nad väljendasid ja nad nagu ehmatasid ära. Siis lõpuks põgenesid minema. Aga mul vahet pole. Et vahest tuleb moraali lugeda. Aga mitte alati. Vahest tuleb lihtsalt oma olekuga tulla ja meelde tuletada inimestele asju. Aga igatahes selle Eesti ökokogukondade ühendusega me saime aru, et me peame selle nime ära muutma, et Eesti ökoühendus. Eesti ökoühendus. Me saaksime luua looduskeskkonda, me saaksime luua elus siin maal tagasi taastada inimeste ühendust maaga, loodusega ja tegelikult läbi looduse inimene jõuab kirgastumise ja ühenduseni ja ka kõik need sõjad, mida inimesed tahavad pidada nendes nii-öelda metasfäärides, need poliitilised sõjad, ideoloogilised sõjad, need saab kõik lahendatud läbi puudutuse, kui kogu rahvas siin Eestimaal täna puudutaks seda maad armastuse tundega, siis lõpeksid ka igasugused probleemid ja konfliktid ja kannatused ära. See on nii lihtne lahendus, millest meid on väga kavalalt ja targalt, nagu ma ütlesin, selle haridussüsteemi poolt eemaldatud. Loodusõpetuse tund. Nagu lapsed peaksid liikuma päev läbi õues looduses. Ja siis vahepeal võib-olla korraks maha istuma ja tegema natuke lugemist ja arvutamist ja aga las nad õpivad numbreid ja las nad õpivad elusat loodust lugema. See on midagi palju võimsamat ja palju sügavamat. Et kõik need nii-öelda tehnilised, praktilised asjad, inimene saab sellest ühinapõhisest huvist mõne tunniga selgeks. Aga kui ta on sunnitud mingit asja korrutama, mis teda ei huvita, ta ei saa seda mitte kunagi selgeks. Mina mäletan geograafiat tundidest, et õpetaja ütles Circus Barcelona. No, rohkem ma väga ei mäletagi. Ma mäletan bioloogia tundidest, et paelussi võib omale kõhtu saada ja see on väga vastik ja rõve asi ja et on rakumembraan. Okei. Ma mäletan matemaatika tundidest, et ma ei pea õppima matemaatikat, et kui ma panen numbrid tantsima, siis ma saan alati läbi miinimumhindega ja süda on rahul. Ma mäletan inglise keele tundidest, et ma õppisin internetist inglise keelt ja mind ei huvita, mida see õpetaja mulle räägib. Ma mäletan vene keele tundidest, et mulle ei meeldi vene keel ja siis ma ei õppinud seda. et see on väga primitiivsed asjad, mida ma mäletan koolist.
Ja ma olen alati mässaja olnud ja ma ikka veel mässan. Ma mässan põhivoolu vastu, et tuua elutervet mõistmist, tunnetust tagasi inimestele. Aga ma olen ka eluaegne õppija, ma olen õppinud, ma ei ütle, aiapidamise kohta ma ei tea väga midagi, aga ma olen õppinud elektrokultuuri kohta, ma olen õppinud permakultuuri kohta, ma olen õppinud ise ehitama maja, ma olen õppinud igasuguste lugude kohta, muinasjuttude kohta. Ma olen õppinud palju sotsiaalteaduseid ja ma olen õppinud väga palju asju, mis on õhinapõhised ja nendes kõikides väljendub tegelikult lõpuks see astroloogia, matemaatika, looduse tunnetus. See kõik on osa sellest suurest tervikpildist. Ja loodus õpetab meile seda, aga meie tahame seda eraldada ja arvame, et eraldatuna oleme õnnelikud. Vot, nii kaua aega elab Eesti rahvas selles suurimas illusioonis ja nad ei saa õnnelikuks. Ja ma ei ütle seda pahaga, vaid ma ütlen seda nii-öelda, mis tagajärjed toovad, mis tagajärg on eraldumisel. Nagu, mis ma olen kuulnud, et meeste enesetappude arv on tohutus suur juba ja noorte poiste enesetappude arv, sest nad söövad margariini ja ei tee enam meeste asju, vaid on higinäpud. Lõpetame selle ja muudame oma paradigmad, eks ju. Aga veel reklaamipaus. Nüüd sa paned kinni, ära pane kinni. Me tegime just 3 seti helirännakuid, samanistlikud ja kõrgsageduslikud helirännakud. Üks ongi selline armupilliga rännak, mis avab sinu nägemused. Teine on Mirjamiga koos meditatsioon, päikesevarjutuse koodid ja 3. on lihtsalt see heli ise. Et kirjuta mulle telli, lahe, ja telli ka isiklik nii-öelda helihäälestus mult või helirännak. Et võtame ka ühendust, kui tunned, et kõnetab. Ja kui tunned, et tahad hoopis, ma räägin sulle, räägin seda sama juttu, siis kutsu mind Jumala eest. Või tule tee omale siia peenar. Tule tee siia meie aeda kuskile peenramaa, eks ju. Siia meie põllu peale. Et vot, okei, nägem.